tere sulle Meeri Taro lehele. Tänane video on üldine ladumine, ajatu ladumine ja vastab küsimusele, kas jah või ei. Ükskõik, mis teema sul on ja sa ei suuda valida, kas kellegi või millegi vahel või kahtled, millist teed valida, millist suunda valida, siis see video ei ole juhuslikult sattunud sinu teele, võib-olla leiad siit iseendale vastuse. Sul on valida 4 erineva kaardigrupi vahel, alates siitpoolt esimene, teine, 3. ja 4. Võta hetkeks aeg maha, keskendu oma teemale ja langeta valik. Ja pea meeles, et tegu on üldise ladumisega, nii et võta siit ainult see, mis sind kõnetab ja mis sind puudutab. Kui see ladumine, mida valisid, sind ei puuduta, siis võid vaadata ka teisi või lihtsalt jätta selle video kõrvale. Tere sulle, kui sa valisid esimese kaardigrupi. Siin on sinu ladumine ja kaartidena tulid välja sellised kaardid nagu sauade 7, karikate 7 ja karikate äss. Nüüd lühidalt vastates, siis vastus sinu küsimusele, kas jah või ei, on kindlasti jah, sest karikate äss on selline hästi hea endeline kaart ja väga positiivne kaart, mis väljendab ülevoolavaid tundeid, palju emotsioone, küllust, täiuslikkust ja kõige voolamist. Nüüd, mis on eespool sauade 7, väljendab seda, et võib-olla sa pead seisma oma soovi eest natuke, et saada seda jahhi kõiksuselt kätte. Võib-olla sul on vaja natuke vastanduda teistega, vaadata enda seljatagust või siis karikate 7, et vaadata üldse, kas see soov sellisel kujul on see, mida sa soovid. Võib-olla sa pead kohendama midagi oma soovis. Et karikate 7 need karikad on küll kõik täis, aga kas need kõik asjad, mis seal on sellised, mida sa tahaksid enda ellu. Võimalik on, et sa pead natukene vaatama ja korrigeerima oma soovi, et saada kõiksuselt jah. Igal juhul on tegemist positiivse lauaga ja positiivse vastusega siis sinu küsimusele. Lihtsalt vaata üle, kas see, mis su südames on täiel kujul selliselt see, mida sa enda ellu soovid. Ja võib-olla sa pead natuke seisma või võitlema iseenese soovi eest. Ära kahtle iseendas, et jõuda selle karikate ässa täiuseni, siis tea, et sinus on olemas kõik võimalikkused ja vahendid ja kõiksus on sinu selja taga. Aitäh sulle! Tere sulle, kui sa valisid selle teise kaardigrupi, siin on sinu ladumine. Ja kaardidena on väljas sellised kaardid nagu sünkroonsused, sauade 2 ja karikate 8. Nüüd lühidalt jah või ei, siis vastus sinu küsimusele on jah, aga natukene võib-olla pead tegema tööd selles osas, et see karikate 8 siin nagu pildi pealt näha väljendab seda, et võib-olla sa pead mõned sidemed enda elus läbi lõikama, et saada soovitut. Võib-olla sa pead mingid situatsioonid vabastama, et teha ruumi sellele, mida sa soovid. Igal juhul on siin loobumise ja lahti lõikamise energia väljas. Me tihtipeale kardame selliseid sidemete katkestamisi ja lahtilõikamisi, aga tegelikult täiesti ilma põhjuseta, sest kõik asjad, mis meie elus enam ei toimi, kui neist lahti lasta, siis nad teevad ruumi sellele, mida me tahame oma ellu, et kõiksus saab tuua seda, mida me oleme väärt ja mida me hinges igatseme. Nüüd see sauade 2 siin keskel on väga mõnus kaart, mis toob sellise perspektiivitunde, et vaata ja unista julgelt tuleviku suunas, et võib-olla sa soovid veel hetkel liiga vähe ja kõiksus ei ole saanud sulle seda jah vastusena tuua. Et lihtsalt korrigeeri ja vaata oma unistusi, et mis on see, mis pane fookus tulevikku ja mõtle, et mis on see, kus sa leiad totaalse hingerahu
ja kas see on üldse see asi, mida sa soovid, et võib-olla sa pead laiendama perspektiivi, et võib-olla kõiksus tahab sulle anda selle ja veel rohkemgi. Ja see esimene kaart, sünkroonsused, räägib sellest, et kui sa oled kõiksusega ja oma hingega täielikus sünkroonsuses, siis saavad head asjad sinu juurde jõuda. Sõnaga siis sinu küsimusele on vastus kindel jah. Ja mida sa saad teha, et seda jahhi endale veel lähemale tuua, on vaata tuleviku perspektiivi, lõika lahti sidemed, mis sind tagasi hoiavad, mis sul lendu ei luba tõusta ja usalda kõiksust ja tema sünkroonsusi. Aitäh sulle! Tere sulle, kui sa valisid selle 3. kaardipaki, siin on sinu kaardid ja kaartidena on lauas sauade 4, karikate 6 ja karikate 3. Nüüd kõige lühemalt vastus, kas jah või ei, on kindlasti jah. Täpselt nii, nagu on ka eelmised ladumised olnud. Ja kui positiivne laud siin on? Siin on tuleviku suunas ülesehitamist, on sellist külluslikku jagamist nii paari suhtes kui ka oma inimestega pidutsemist, tähistamist, pühitsemist. Mulle tundub, et mille iganes kohta sa küsid, kas jah või ei, siis lihtsalt siruta käsi välja ja võta see vastu. Ja see on nagu nii käeulatuses, et 1 millimeeter ja sa saad sinna tähistamisesse ja pühitsemisesse. Ja ära unusta ka, natukene tuletab see kaart meelde või see laud meelde ka seda, et ära unusta oma sõpru, tuttavaid, lähedasi, et kõik hea, mis sinu elus on, et jaga seda oma kallite inimestega. Karikate 6 kui ka karikate 3 on mõlemad sellised kaardid, mis on külluslikud jagamise kaardid. Et jaga head ja sellega sa suurendad seda head, mis sinu elus on. Aga jah, kindel vastus sinu jah või ei küsimusele on kõiksuse poolt suur ja rammus jah. Siruta käsi vastu ja vabandust, siruta käsi välja ja võta vastu see, mida kõiksus tahab sulle anda. Aitäh sulle! Tere sulle, kui sa valisid selle 4. kaardigrupi, siin on sinu kaardid ja need on sauade 10, poodu ja maailm. Nüüd lühidalt vastus jah või ei on jah. Lähtuvalt sellest maailmast siin kõige viimasel positsioonil. Aga hetkeseisu kohta ma võin öelda seda, et sa võib-olla tunned suurt koormat selle teemaga, mille kohta sa küsid. Ja sellist nagu kogu maailma raskus on minu õlgadel tunnetus võib olla, nagu see täislastis laev seal tormisel merel. Et mis sind edasi aitab sinna avatud maailma ja kõiksuse poolt selle jahi kätte saamisele, on see poodu seal keskel. Poodukaart on selline, mida tihtipeale natuke kardetakse või peljatakse, et on nagu selline negatiivse energiaga ja sumbunud energiaga kaart. Tegelikkuses poodu näitab nagu teisest perspektiivist kogu teema vaatamist. Klassikalises taros on ta mees jalgupidi puu otsa tõmmatud niimoodi tagurpidi, et see on nagu selline pigem nagu isegi valgustumise kaart või uue perspektiivi andmine kogu teemale. Selles pakis mulle poodu väga meeldib, et no vaadake seda kaarti, et kui kaunis ta on, et sellise ülevalt poolt sa näed kõike ja saad otse kui uue perspektiivi. Et sellest energiast siia jõuda on ideaalne vaadata kõrgemalt ja leida asjadele hoopis teistsugune perspektiiv ja mõningad asjad, mis meie elus tunduvad jube rasked ja keerulised. Kui vaadata suuremat plaani, siis tegelikkuses nad ei tundugi nii koledad ja nii rasked, et see võib olla ainult üks faas, millest sa pead läbi minema, et selline etapp, mida ületades võidadki kogu maailma. Nii et kõiksusel on sulle jah sõna, lihtsalt
avarda oma vaatepilti ja puhka natuke. Siin on raske energia lauas, et võta aeg maha ja lihtsalt ole iseendaga, puhka ja siis juba iseenesest tuleb teine perspektiiv kõikidele teemadele. Nii et kõik, kes tahab sulle anda kõike, kogu seda maailma, millest sa oled unistanud ja rohkemgi veel, lihtsalt võta see vastu. Aitäh sulle!